Tere, mina räägin teile täna epilepsiast. Epilepsiat põeb umbes 50 miljonit inimest, mis teeb selle üheks levinumaks neuroloogiliseks haiguseks. Epilepsiat iseloomustavad korduvad epilepsiahood ning epilepsiahood on krampide või muude närvisüsteemi talitushäiretega kulgev tervisehäire, mille ajal puudub inimesel kontroll oma keha üle. Epilepsia tekkepõhjuseks on peaaju närvirakkudes tekkivad ülemäärased laengud, millest tekib närvisüsteemi koordineerimatu erutusseisund, mille tõttu ei saa aju lühikese ajavahemiku jooksul normaalselt töötada. Epilepsiahood esinevad enamasti stressiolukordades. Epilepsia on haigus, mille puhul haigusnähud avalduvad ootamatult. Haiguse raskusaste võib olla erinev, alates tihedatel epilepsiahoogudeni kuni üksikute epilepsiahoogudeni elus. Tihti võib epilepsiahoogudele eelneda iiveldus või peavalu, kuid epilepsiahoogu on mitmeid ja sümptomeid on raske ette ennustada. Kui märkad kellelgi epilepsiahoogu olevat, tuleb kindlustada esiteks patsiendi turvalisus. Seda saab teha, kui eemaldada patsiendi lähedal olevad teravad esemed ja pinnad. Juhul kui aga hood kestavad kauem kui 10 minutit, tuleb teavitada kiirabile. Esimene korrapärast hood on ka võimalik võtta ravimeid, mis vähendavad epilepsiahoogusid, kui need ei pruugi mõjuda kõikidele inimestele. Kui on aga teada epilepsiahoogusi põhjustav tegur, on ka võimalik kirurgiline ravi. Epilepsiahoogusi põhjustav tegur võib olla näiteks kasvaja. Tänan kuulamast!